No tere kõigile, siin Kernkon ja täna, nagu näha ja nagu te lugesite pealkirjast me mängime Tabsi ehk Totally Accurate Battle Simulator ehk siis täielikult täpne võitlussimulaator eestikeelse tõlkena. Ja ma ei tea, nii palju kui ma tean, on siin päris pikad campaign'id. Nüüd alustame kohe esimesega. Ma siin natukene olen mänginud, aga mitte palju. Et jah. Alustame kohe algusest. Ma väga palju pole mänginud. Ma ei tea, mida enamus need unitid siin või sõdurid teevad. Ma tean mingi esimest viite. Ma tean, et see juba on mingi maag. Nagu nimes näha. Ma ei tea, siin päris tugevad vastased. Kuidas me võitleme nende vastu, ma ei tea. Ma ütleks, kaugvõitlus vist on kõige parema. Panen natuke paremini. Vaatame, kuidas siin juhtub. Ja enamus viskasid mööda. Väga tubli, härra. Härra, mis iganes su nimi on, Tolvan ilmselt. Ja sa viskasid jälle mööda. Ja sa saad surma selle pärast. Vot, mis sa väärid. Ja sa saad surma. Ja sa saad ka. Ei saanudki. Nüüd said. Nojah. Nagu näha, see polnud parim strateegia. Ühe ma vist jätan. On hea ja siis ma lihtsalt kaitsen seda ühte eluhinnaga. Okei, kui ma panen 2. Jah, niimoodi ilmselt. Kui ma väga palju ei räägi, siis ma vabandan selle eest. Ma siis pole harjunud selle YouTube'i värgiga. Ma lihtsalt mängin mänge. Ma ei usu, et lihtsalt mängude mängimine on palju palutud. Ja mitte väga palju kommenteerimine. Aga vähe kommenteerida, see on lihtsalt igav. Otse kolju sisse. Kes see viskas? Sina, jah, sina. Härra Tobey Maguire ilmselt või midagi sukest. Ma ei tea. No, lähme järgmisele. Nagu minu esimene strateegia, nüüd on neil 2 korda rohkem. Aga need on kilbid. Meil on hunnik kilpe. Ja kilpidest ei saa keegi mööda. Peale absoluutselt kõige peale odada. Ma kuulsin ka kuskilt, et sa saad nagu üle võtta oma uniteid, aga see tundub nagu lihtsalt esimese isiku vaates võitlusmäng. Nagu, te teate küll, see Counter-Strike, PUBG, on see esimese isiku vaates, Call of Duty, kõik need. No, see läks kergesti. Näe, ma rääkisin nendest maagidest. Need on mingi, mis on Stoner. Need on need tüübid ka. Sticks and bones will... Sticks and bones and many stones, nagu ma saan aru. No, ma ütleks, et kaugvõitlus, et võtta need maagid maha, on kõige parem. Ja me saadame kaugvõitluse just ennem, kui meie põhiväed tulevad siin taga, kuna muidu põhiväed saavad surma. Nüüd jah. Vaatame, kuidas see läheb. Näe, esimene maag maas ja teine maag maas. Täpselt nii, nagu me tahtsime. Ja meie põhiväed tulevad rünnakusse. Ja näe, sõda käib. Noh, see pool saab surma, aga noh. Vau, hüppega kohe. Mis siin juhtus? Või kõik tüübid juba surnud või? Ilmselt jah. Okei, odavad olid väga head, aga võib-olla võtame natukene vähesemaks ja saadame kilbid ette, et tähelepanu võita.
ja siis tulevad meie põhiväed siin taga. Ja see võib-olla on parem. Nii, maagid. Maha. Üks jäi ellu. Mis teete? Mõlemad viskasite mööda või? Visake uuesti sealt. Okei, seekord saite pihta. Jälle meie põhiväed surnud. Oota. Ahah. Nee, niimoodi. See on isemise isiku vaates võitlusmäng. Me sihtisime sama tüüpi. See on nõme. Kuidas nüüd tolle poole oda tüübid jäid ka ellu? Ja ma viskasin mööda. Okei, ma pigem ei mängi. Ei, mis on? Possess? Ei, ma ei possessi. Ikka veel elus või? Oi. Tüübid te võiksite kiiremini laadida. Nii lähedal. Aga sai kõhtu. Ei läinud halvasti. Nüüd on meie Bone Mage. Mulle meeldib, kuidas ütleb armi, aga... kus on kaugvõitlus? Lihtsalt saate surma. Kuna nii palju, kui ma nägin Bone Mage'i, nii on nagu... Area of Effect. Kuna nagu ogad tulevad maa sest välja. Aga me võime stonerid ka. Kasutame uusi tegelasi. Nii on väga hea. Ja nüüd need Bone Mage'id peaksid tegema lihtsalt šeškabaabi maanad. Mis ma ütlesin? Ma ei mõelnud. Ma ei mõelnud selle, kui nagu... suva. Me võidame. Niikuinii. Miks tal nii väike pea on? Kui ma arvan, me leidsime just oma thumbnaili. Tüübil mingi pagana väike pea ju. Jumal vist vihkab seda tüüp. Nüüd me oleme farmerite juures. Mis sa annad mulle mammuti ja siis ei lase mul kasutada? Väga tore. Siin on mingi halflingud siin või? Ja on jah. Karvasid jalad ka täpselt Frodo ju. Mis on Bilbo? Äkki rahune... Miks enamus teist kätt ei kasuta? 1, 2, 3, 4, 5... 15! Mitte 15. 5 teie seast. Ei oska kasutada oma vasakut kätt. Või ei? Paremat kätt. Mis on kõik vasakukäelised siis või? Okei, no me teame, et Bone Mage on hea, et temaga me võtame kõik halflingud maha. Aga siis ma tahaks kaugelt võtta ülejäänud. Nagu kaugvõitluselt. Nii. Ja väga hästi. Ei ole väga hästi, kõik on väga kehvasti. Meie võlur on surnud. Ja neil on lähivõitlus. Meie kaugvõitluse vastu. Ei no jah. Juhtus. Ka esimene kord alati ei tööta ju. Nagu me teame, esimene kord ei tööta. Kõik. Vahepeal töötab. Mitte alati. Mis see chieftain on? Ma näen mingi kirved. Las ma vaatan. Uhked habemed. Eelajaloolise koopainimese kohta väga hästi pügatud habe. Ma ei tea, kuidas nad leidsid see tehnoloogiat niimoodi teha, aga väga hea, väga hea. Ja siis lihtsalt cannon fodder siia ette. Meie pea chieftainitele. Jah, see peaks paremini minema. Ja nad lihtsalt dual wieldivad neid kirveid. Ja nad ründavad nagu... Neil vist see... Oot, mis just juhtus? Mis?
härra, mis sa tegid? Ta lihtsalt 1-2 lõi kõigi pead otsast. Nojah, noh. See tähendab võitu meile. Oota. Jooge vett. Kõik. Püsige. Ma ei tea, mis ma räägin. Nii, siin on nüüd mingid heinamehed pulkadega. See on nagu hein. Ei, no jah. Ja mis need on? Võlujoogi tüübid. Ahah. No, lihtsalt kaugvõitlus. Meil on nii palju raha. Ma oleks võinud panna mammuti, aga ma... Lihtsalt paneme mammuti. Paneme mammuti. Nagu miks mitte. Meil on mammut. Nojah, mammut on suur mammut. Tallab kõik. Oma suurte jalgade alla. See läks paremini, kui ma arvasin. Et läheb. Ahah, no okei, nüüd me teame. Kui mammut, siis mammut. No mis ma räägin? Kui mammut, siis mammut, noh. Põhimõtteliselt sama järjestus lihtsalt. Võlujoogi tüüpide asemel on farmerid. Paneme ühe chieftainiga. See chieftain on nagu see mammuti ratsanikaga hüppas maha või midagi. Ja noh. See mammut on nagu, see on nagu bowling. Ta lihtsalt ma nägin siin, härra isegi arvan, ma ei näinud sind, härra. Näe, teie siin halflingud arvate, et olete nii sneakid. Mis tegelikult Lord of the Rings õpetas mulle, et te peaksite tõesti olema. Aga see siin, see pole Lord of the Rings. Ja meil on mammut. Ma pean lõpetama mammuti kasutamist, no. Kasutan seda liiga palju. Ja siis ülejäänu on kaugvõitlus, aga nemad paneme kaugemale. Seepärast nad ongi kaugvõitlus. Nad on kaugemal. Nad võitlevad kaugelt. Nad on odaviskajad. Ärge visake mööda. Oota, neil on ka kaugvõitlus. Neil on võlujoogiloopjad. Te viskate oma enda mammutide pihta neid odasi. Kuulge tüübid. Oota, me võitsi. Ma vist olin liiga hõivatud nende tüüpide peale paandamisega, et mammut tegi kõik töö ära. No tubli mammut. Nüüd meil on... Mis see? See on Scarecrow ka või? Ma ei näinudki. Kõik levelid on väga lühikesed. Miskipärast. Ei tea. Näemegi lihtsalt niimoodi. Noh, me lihtsalt edasi. Ja ma tahaks seda Scarecrow vaadata, mis tal toimub siin. Ahah. No jah, Scarecrow, mis Scarecrow, ta varesid igal pool. Erni hirmutis. Natukene hirmus tõesti. Ja siis mitu hääl... No nad maksavad 50 ainult või? Ei no ja nad on väiksed, ma saan terve 6 tükki. Ja ei, ma ei lugenud valesti. Okei, vaatame, mis see Scarecrow teeb. Ta on tiivad, aga need ei lehvi, ta lihtsalt hõljub. Ja ta viskab plahvatavaid varesid. No, oleks hea, kui sa viskaks... Sul on varesid siin, mida visad... Miks ei viska? Ja need rütlid lihtsalt lõid su maha. Need on väga tore. Ma nägin enne võlujoogiloopjad, nagu need võlujoogid plahvatasid. Või plahvatamine, mis ma nägin või? Ei tea. No vaatame. Ja... Kui ma mitu halflingu ei saa. Ma ei saa mitte midagi. Ma panen ühe heibeederi.
jaa, näe, see on ka suure ala peal. aga ma arvasin, et nad on surnud, aga need lihtsalt kukuvad ümber. noh, ta on nüüd surnud vist. noh, visake veel. ja nad kukuvad vahepeal nagu ümber, siis nad tulevad püsti tagasi. Nüüd on joobes või? Kas need on võlujoogid või see on lihtsalt alkohol? Ei tea, ei saa kunagi teada. See on väga huvitav võitlus siin. Üks pool jookseb, joob. Üks pool täis joodik rüütleid jookseb mäenõulalt alla. Sama kui teine viskab alkoholi näkku. Väga lahe. Neil on vibumehed. Neil on päris head vibud. Aga natukene kaltsuriided. Ma oleksin arvanud rohkem. Mis need on muusikud? Mis need muusikud oma armeesse tõid? Need lihtsalt saavad surma. Mis see wheelbarrow on? Ta on näha, mis see wheelbarrow on ja harvester ka. See on see Vikati mees. Vikati naine, sorry. Okei, lähme. See wheelbarrow on nagu... Ma tahtsin öelda kiire, aga noh, surnud on vist täpsem. Ja nad ei jõudnud väga kaugele. Ei no, see läks ikka väga kehvasti. Ma nüüd jälle teeme selle sama strateegia. Ja siis hunnik cannon fodderit. Et võtta nooled enda sisse. Nii, esimene vooli on visatud. Ja esimene... Jah. Ja me saame nii ruttu surma või? Need vibumehed on ikka väga täpsed. Teeme siis ei... Mis meid veel alles on? Scarecrow, ta on liiga kallis. Ta ei teinud väga midagi. Paneme lihtsalt hunnik heipeelereid. Miks mitte? Heinareligioon on algamas. Nii, minge. Nad ei saanud surma või? Kas see hein kaitseb noolte? Tõsiselt ka või? See hein kaitseb noolte eest või? Mida paganat? Mis ajast hein noolte eest kaitseb? Ma arvasin, et see lihtsalt... Ei no, kui see on väga paksult Ei no, tundub, et muusikud Nad ei osanud ilmselt võidelda, nii et nad pigem tegid enekat, kui võitlesid vastu. Neil on nüüd katapult. Mis me katapuldi vastu teeme? Varesed. Lahendus on alati varesed. Ja selleks, et võtta see esimene lask, katapult ilmselt siib neid halflinguid, aga ma ei pane nii palju. See on raha raiskamine. Pean mingi 4. Nii sulejäänu. Me saame... Tegelikult... Oota, kas ma saan... Ei saa palju rohkem raha. Ma paneme 5 tükki ja siis üks potion seller. See kesk... Nii, katapult. Jah, täpselt nagu ma arvasin. Ja see üks võlujoogi mees viskas kõik oma alkoholi mööda. No, ikka väga tore tõesti. Noh, õnneks katapult lasi mööda. Rüütel see kesk on ikka veel jõugas. Ja linnud lähevad. Need kõik linnud läksid ühe tüübi peale. Mis asja? Ja nüüd on teine paresem mees kutu. Ja meil on ainult alkoholiloopia. Kes saab ka kohe surma. Ta sai surma. Ei noh, see halfling, see oli väga hea. Aga võib-olla me teeme lihtsalt täis potion sellerid. Harvendan need ära natukene. Nii, nüüd on väga hea. Nii, katapult laseb keskele meie alkoholimeestest mööda. Ja nad lihtsalt loobivad oma jooke. See oli üks elus halfling, mis võttis teise
katapuldil asub. Oh, strateegia on siin väga hea. Aga nüüd on vaja, et need... Ei no, mitte tema on kuitu. Need tüübid siin. Miks need pead nii suured on? Ma ei tea. Ja see tüüp on surnud. No mis meil on mingi 5 tükki veel alles. Pole hullu. Katapult on maas väga hea. See tüüp saab ka kohe surma. Ta on niigi joobes juba. Ja surnud on. Väga tore. Saimegi läbi. Ah, mida veel? Kuningas tuli ka... Esiteks. Kohe tüüp äkki... Mis kuradi kaekirjaku kael see veel on? Siis teiseks, kuningas. Ma kardan, et su ego on liiga suur. Sinu enda heaks. Vähemalt need preesterid siin on normaalsed. Väga midagi muud pole öelda. Suure egoga kuningas. Ja tema põhisõdur tema ees on kaelkirjak. Meil ikka veel samad tegelased, kas juba piisavalt ei ole. Ma ütleks, et kuningas on nagu tugev, tal on suur mõõk. Ja ma panen endal enam-vähem tugevad tüübid. Siis farmerid, nende rüütlite vastu. Ja meil on kaugvõitlus, mis võtab maha need preesterid. Seal kaugel, kuna ma ei tea, mida nood teevad. Mida nood hakkavad tegema. Ja fee potion sellerid. Nii, niimoodi on. Niimoodi jääb. Mis need kuningad teevad? Mingi empowerivad või? Annavad võimu juurde. Annavad ego juurde. Juba niigi egoistlikule kuningale. Nii, meie farmerid on joobes. Sest alkoholimeeste ikka väga meeldib jagada kõigile. Mitte ainult vaenlastele. Kas kuningas surma ka saab või? Ta lihtsalt kukub ümber. Komistab natukene, aga surma ta ei tundu saavat. Ja rüütlid tulevad. Ja sihtige neid preestereid. Mis ma võtan ühe üle. Väga hea. Sa sihtisid ilma meelda. Ja mis on vasak klõps ja parem klõps, Ma viskan pihta, ma on väga hea selles sihtimises, ma ka kindlasti ei ole varem mänginud. Ja tegelikult ma ei ole väga. Natukene ajal, mitte väga. Nagu, kes ikka hakkab täitsa otsast kohe rekordima oma mängu? Tege nagu natukene vaatab. Kuningas, miks sa lähed sinna? Miks see kana on? See on lihtsalt üks kana. Kuke! Härrased, ma olen teie poolelt. See kuningas ei saa surma. Nimeliselt kukkusin ümber. See on veel üks kana. Mitu puukana siin on selles metsas? Kuule, härra, tuleb püsti ka või? Ta ei taha püsti olla. Kus see kuningas läks? Ta tahab alla hüpata. Ta tahab enekat teha. Ma tahaks ka, kui ma oleks sellise kuningriigi kuningas. Saate te püsti ka või? Ei no siit, ma sain jälle pihta. Kas siin mängus tõesti on friendly fire või? Ei no see on täielikult täpne võitlussimulaator. Ja päriselus on ka friendly fire. Saad surma või? Kuningas. Ma lihtsalt panen su ümber kukkuma, kuni see enam mulle järgi ei tule. Ja vaata, ma viskan topelt. 2-kordselt haiget teeb sulle. Sest see on topelt. Ja ma viskan mööda ka. Kas ma olengi ainus? Ma olengi ainus. See on väga tore. Vaata, tegelikult kui ma viskan eraldi, siis ta püsib kauem joobes. Ja siis ta ei saa mind rünnata, sest ta kõnnib vastu seina. Ja lööb oma pea ära. Ja kukub ümber. Ja lööb oma pea ära ja kukub ümber. Ja tuleb püsti, lööb oma pea ära ja kukub ümber. See on lihtsalt ette aimatav nüüd. Kas ma saaks seda vastast protsessida? Ei saa. Nüüd ma ei saa vaadata. Kui palju elupunkte tal on.
surma ta ei saa. Niimoodi ei tundu saavat. Kas ma lihtsalt alustan otsast? Lõpuks! Issand jumal, see kuningal on nii palju elupunkt. Mis see nüüd on? Või see mingi kuradi faalanks või? Ahah, me oleme eitses Roomas siis. Vist. Peaks olema Rooma. Ja nüüd on meil keskaeg. Väga tore, väga tore. Paneme katapuldi, kuna vaata, nad tulevad mööda seda kitsast käiku, eks ju. Ja kui me paneme katapuldid mõlemale poole, ja lihtsalt laseme nad maa. Aga me kohe palju raha alles. Me paneme ühe Squire'i, ta ise valib, kummane poole ta surema läheb. Ja ta tahtis minna vasakule poole. Nii, see on esimene vooli. Põhimõtteliselt kõik on meid surnud. Katapult, miks sa sinna lähed? Ei, ma keeldun sind sinna lubamast. Lased sinna poole. Tapad seal enne ära, siis lähed siia. Nad tulevad lähemale. Miks nad lähemale tulevad? Miks nad surma ei saanud? Nii. Ahah. Need vasaku pool kaotab alati. No, seda. Ma ei olnud sellest reeglist. Vaata, mis... Ahah, see on Squire. Mis see Squire nüüd oli? Kannupoiss või? Need rüütel on siis see. See on siis rüütel. Olgu. Nüüd saadame katapuldi ühelt poolt rüütli koos oma ustavate vibumeestega teiselt poolt. Miks ma panin vibumehed? Neil on ju kilbid. Miks pidanud paremini läbi mõtlema selle? No kui nad saavad selja tagant vasta, siis on kõik korras. See on üks kilbimees. Kes sai surma? Väga tore. Aga siis... Äkki katapult läheb natuke kaugemale ja siis kui nad tulevad sulle ise järgi, siis sa tapad nad ära. See on üks tüüp elus. Ahvati see üks tüüp. See vaikselt hakkab närvi ajama. Nii. Nüüd ma sain aru, et see on rohkem nagu numbrite mäng. Tundub olevat. Nii, mina nüüd ise siin. Ja ma sihtisin väga täpselt. Ma võtsingi terve rea ise maha. Ma räägin, no ma pole mängu mängin, ma ikka oskan. See on mul veres, vist. Ei tea. Konna veres. Kas konnadel on ka punane veri? Nagu inimestel? Või ei ole? Või on neil nagu roheline? Ma kahtlen, neil on roheline. No me võitsime, nii et mis enam point on. Need on mingid Spartanid või? Tunduvad olevat Spartanid. Ja me paneme katapuldid mõlemale poole, aga nüüd on meil natukene raha, et panna mõlemale poole Squire. Väga hea, väga hea. Ja ma ise siin. Ja ma nüüd tulistan. Nagu bowlingus. Strike! Mis need on? Mis asi see on? Mingi suur vibu või? Või suur amb? See on ballista. Ja ma kohe kindlasti ei vaadanud praegu Google'ist. Usu mind. Nii. Ja nüüd need ballistad, mulle tundub nagu nad on single target. Ja tegelikult ma panen katapuldid siin niimoodi mõlemal poole, et ma panen ballistale mõnusa sööda siia ettepoole, mida nad siis sihivad. Mis annab minu katapultide rohkem aega tulistada ja laadida. Näe, ongi single target. Ja meil jäi sõdureid veel üle, mida need ballistad jällegi sihivad. Siis, et see lihtsalt läks läbi selle tüübi, eks ju, tappist ära. Ja siis oleks jätkanud ja löönud kuhu? Vastu seda kilpi, ilmselt. Noh, okei. Need on minu taurused või?
aga ma ei näe siin labürinti. Kus nad minu... Tegelikult, ma pole neid mappe väga vaadanud. See on ikka nagu väga detailne. Tundub olla nagu mingi sididel. Mis see tüüp siin mõtleb? Mõtleb elu peale. See on mammut. Iidne mammut. Noh, selle aja inimeste jaoks on mammut iidne. Mul mingi, ma just kohtusin temaga paar minutit tagasi. Nii, kuidas me Minotauruse vastu võitleme? Ta on suur. Ilmselt tugev. Ta pole relvi. Ta on lihtsalt tema sõrad. On sõrad, eks ju. Paneme oma kõige tugevama. See preester, see on healer. Nii et healerid tervendasid kuningatu üks round. Ma saan 2 panna. Ei hakka panema 2. Ma panen 1 koos 3 healeriga. Siis ma panen tema armee. Mitte nii suur armee. See ette. Koos 1 rütli. Ma võtan paar seda maha. Ja 2 vibumehega. 2 vibumeest võtta paar neid eesoovaid tüüpe maha. Ja ainult 1 võttis maha. Oota, kuidas Minotaurised siia said juba? Nad lihtsalt hüppavad sisse võitlusesse. Ei no Minotaurised, nad on päris tugevad. Tugevad selles mõttes, et nad peavad väga hästi vastu. Okei, no väga hästi läheb siiani. Üllatavalt hästi. 1 healer on ikka veel alles, aga see kohe vist muutub. Ei no, ta püsib elus. Kuningas kaitseb teda. Aga lõpuks saab ikka surma. Samamoodi nagu Minotaurus saab surma. Kuningale, kes isegi ei vaata tema poole. Kaua see me läheb? Vikingid, Me vähemalt tunduvad nagu vikingid. Kuulge, mis, jätkame siit vikingite juurest järgmine video. Sest ma ilmselt ei jõua kõik terved campaign'i siia ühte videosse panna. See tundub vist, et ma valisin mingi suure campaign'i, kus on mingi kõik faction'id. See oli iidne. Ma näe, siin on seos. Oota. Kas ma sain valesti või? Kuna kas seos ei ole mitte Kreeka mütoloogia? Mitte Rooma? Ma ei vaat. Ma nüüd sama. Ma ei tea oma ajalugu. Ei ole ajaloo tunnis hästi teinud. Jah, jätkame siis järgmine video. Vikingitega. Jah, no. Näeme siis.